Tere! Minu nimi on Miia-Marta Kosemets. Ma käin 9. klassis Kolga koolis. Ma olen ka pärit Kolgas. Ma olen siin elanud juba 9 aastat. Seega kogu oma koolitee ma olen siis õppinud Kolga koolis. Ma olen Nelle Nurmela. Ma olen Kolga kooli õppejuht, aga samas ka eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ja Miia-Martaga mina kohtusin alles eelmisel aastal, et siis sain minust tema õpetaja. Kindlasti ta on rõõmsameelne ja tal on, kuna ta on õpilasesinduse president, siis tal on ka ikkagi sellised liidriomadused, aga ta on ka vahel väga hea läbirääkija ja ta on aus. Et see on selline, et ta tulebki sellise pigem positiivse energiaga, aga ta on ka julge. Ma siis olen käinud näiteringis, peamiselt nagu kogu enda elu, et 2. klassist ma alustasin, siis mingitel aastatel seda siin koolis ei olnud, aga peamiselt ma olen alati teganud ka näitlemisega. Seega nagu siuke esinemine on kõik mulle vägagi omane ja just see kooliaasta me saime siis enda klassiga korraldada jõulupeo, Kolga kooli jõulupeo ise ja siis see andis mulle täitsa siukse võimaluse, et seal lava peal olla ja kõike seda korraldada ja see mulle tohutult meeldis. Esinemine on mullegi väga südamelähedal. Mina olen Liina Talts, Kolga kooli huvijuht. Miia on 9. klassi õpilane. Sellel aastal on ta ka õpilasesinduse president. Särav on tema kohta vist kõige õigem öelda. Väga tore, kindel ja turvaline kaaslane. Ta tuleb kohe kaugelt, siis sa kohe näed, et Miia-Marta tuleb. et ta on siiras ja armas. Mulle vabal ajal meeldib ka veel väga palju enda perega aega veeta, oma sugulastega. Mul on selline väga suur suguvõsa, seega, ja see on väga palju minuvanuseid inimesi. Seega ma saan väga palju enda sugulastega kokku ning Vanamüüres me siis jaanipäevadel nädal aega iga päev alati oleme koos. Käime korvpalli mängimas, teeme lõket ja meil on siuke põld seal lähedal ja me mängime seal põllu peal peitust. Seega ja pere on mulle väga tähtis. Olen tütinenud ära igast asjadest. Siis ma olen proovinud hästi erinevaid asju ja võib-olla sulgpall on siis täiesti jäänud mulle nagu kõige, see on nii põnev minu jaoks. Et kuna mu isa sellega tegelikult väga tegeleb ja talle seda meeldib teha, siis võib-olla ta on nagu inspiratsioon mulle olnud, et siis ma olen tema järgi hakanud ka seda sulgpalli harrastama ja temaga ma mängin ja tema mind õpetab selles sulgpallimängus. Miia-Marta on praeguse seisuga, ma võin öelda, et ta on väga õpihimuline, järjekindel ja võtab vastutuse oma töö eest. Kuna juba eelmisel aastal tema töö läks presidendi mõttetalgutele teemal Kas ma unes nägin Eestit, siis tema töö kutsuti ka välja, siis ma käisin temaga eelmine aasta presidendi Roosiaias, presidendi vastuvõtul. Ja võt seal oli temaga see lugu, et ta oli hästi selline ehmatanud, vaid imestanud, kuidas minusugune maatüdruk kutsuti sellisele kohale. Aga tegelikult olid teised samasugused lapsed, et see oli see koht, kus me käisime, et mina olin ka kaasas ja üks teine õpilane veel, et me käisime kolmekesi presidendi Roosiaias vastuvõtul. No ma pidin minema üksi, seega mul polnud ühtki nagu inimest, keda ma tunneks, ei olnud minuga kaasas. Seega alguses oli tõesti nagu veidike hirmutav, aga kui ma sinna kohale jõudsin, siis seal olid väga toredad teleinimesed, kes nii-öelda selgitasid mulle ära, kus ma seisma pean, kui lähedal ma mikrofonile olema pean. Ja siis ma sain istuda ühe Priit Võigemasti ees, tähendab taga. Ja siis mul oli siuke vägagi tore oli seal nende nii-öelda kuulsate inimeste kõrval ja läheduses olla. Ja õhem kui kõik teised ning ainulaadset rohelist värvi. Ma ei pidanudki pealkirja lugema. Teadsin kohe, millega tegu on. Niisiis, haarasin ta oma sõrmede vahele ja tõmbasin piibli kõrvalt ära. Kui olin tavanud, siis oleks mulle nagu midagi väga tähtsat meenunud. Mingisugune tuttav lõhn või mõte, mis liiga kaua unustuste saarel olnud, et suudaksin ta sealt niisama üles leida. Kõige esimesele lehele oli kirjutatud minu nimi. Keerasin veel paar lehte, mis nii kergesti end pöörasid. Äkitselt lehed enam ei tahtnud liikuda.
nad oleks mulle nagu märku andnud. Ja mul ausalt öeldes polnudki väga aega nagu nii-öelda keskenduda sellele tekstile, mida ma lugesin. Ma pigem keskendusin kõikidele nendele tehnilistele asjadele. Aga ausalt öeldes mul läks täiesti meelest ära, kus ma nii-öelda olen, kui ma seda nagu teksti lugesin. Mul läks meelest ära, et mind vaatab president ja mul läks meelest ära, kes inimesed seal kõik ruumis olid. Ja võib-olla sellepärast ma suutsingi nii kuidagi kindel olla. Kui ma olin lõpetanud selle enda nii-öelda lugemise ja kui kogu see teenete märkide jagamine oli läbi, siis tõeliselt jäi mulle meelde see, et kui paljud inimesed tulid mind nii-öelda tänama. Seega see nagu läks väga südamesse ning ma tõeliselt olen tänulik, et mul siuke võimalus oli. Seega ma väga tänan enda eesti keele õpetajat, kes mulle andis selle võimaluse ja alati kindlustas mind ja ütles mulle, et mul on head tekstid ja mul tuleb see hästi välja. Et tema kindlasti aitas mul olla siuke enesekindel. Seega jah, tänan Kolga kooli ja õpetajaid, kes siin on ja Kuusalu valda selle, et mul siin koolis ja koolitöödes hästi läheb.